sorry, ma olen täna selline, nagu ma olen. See lill mul peas on lihtsalt sellepärast, mul tuli selle kauni taime küljest kukkus õis ära ja ma eratsin teda veel ära visata. Ma usun, et te juba lugesite pealkirja. Ma mõtlesin, et ma rohkem ei kurda teile oma tervisemuresid ja nagu väldin selliseid negatiivseid teemasid. Aga no ma ei tea, see on lihtsalt liiga naljakas, nagu mis toimub. Peale igasuguseid muid tervisehädasid arstide juures käimisi ma lootsin, et ma saan natuke puhata ja lõõgastada, et me lähme Andresega motomatkale, chillime, võtame rahulikult, naudime ilusat loodust, ilusat sügist, ilma ja motosõitu. Ja ma ei tea, kas ma vahepeal mainisin seda teile, aga ma sain teada, et ma pean minema varsti mandliopile seoses siis kõikide nende puude tervisehädadega. Igatahes arst arvas, et kuna mul on ka krooniline angiin, siis minu mitte nii heas korras mandlid võivad ka minu psoriaasi mõjutada ja teisi tervisehädasid mõjutada. Ühesõnaga ma sain teada, et ma pean minema mandliopile ja siis ma tean, et ma ei saa tükk aega midagi sportlikku teha. Ja ma teadsin, et mul on põhimõtteliselt siis viimane võimalus praegu chillida, nautida ja võtta ette selline asi nagu motomatk. Kuna minul endal ei ole mootorrattalubasid, mul on endal mopeed, siis oli meil plaanis minna külgkorviga mootorrattaga, nii et mina istun korvis, Andres sõidab ja me pidimegi minema Andrese sõpradega, tore seltskond, veel mõned külgkorvidega mootorrattad ja siis soolomootorrattad ja ühesõnaga me pidime minema Peipsi äärde ühte suvilasse, väike saun, väike chill. Tšau, mina Piret siin ja täna me läheme motomatkale Andresega ja tema sõpradega ja me läheme sellise külgkorviga mootorrattaga. Meie sihiks on Peipsi ääres üks suvila ja siis ma ostsin veel kaasa ühe alkoholivaba ingverijoogi, mis on hullult hea jook, kui sul on näiteks külm. Et jah, kui meil tee peal hakkab külm, siis me saame võtta sõõmu seda supervürtsikat ingveri jooki. Meil on juba kõik asjad ära pakitud ja Andres paneb ka veel sõiduriided selga ja siis hakkamegi liikuma. Kuna mina plaanisin istuda mootorratta külgkorvis, siis seal on palju soojem olla ja ma olin selles mõttes, mul olid tavaliselt teksapüksid jalas. Juba garaažide juurest hakkasime minema, ei saanud me alguses masinat tööle. Lõpuks tuli välja, et bensiini oli lihtsalt vähe, saime masina tööle ja siis seltskonnaga liikuma hakates ütles masin lihtsalt üles. Me saime võib-olla maks mingi 5 kilomeetrit sõita ja masin ütles täiesti üles. Igatahes selle masinaga ei saanud enam edasi sõita, aga sellele vaatamata me otsustasime ikkagi matkale kaasa minna. Me vedasime mitte töötava masina Andres ühe sõbra juurde ja Andres sai oma sõbra mootorratta peale, mina ühe teise inimese mootorratta peale ja jätkasime rõõmsalt oma reisi. Ja kuna ma ei olnud piisavalt soojalt riides, siis mul tekkis väike hirm, et okei, kuidas ma nüüd seal hakkama saan, aga õnneks Andrese sõbra ema andis mulle oma mingid suured kilepüksid jalga, milles ma nägin nagu lumememm välja. Aga vähemalt nendega oli mootorratta peal istuda super mõnus ja soe, et ma õnneks ei saanud külma ega midagi. Nii et see asi lahenes. Me käisime Eestvere loomapargis, mis oli päris tore kogemus, kuna meil oli seltskonnas ka inimene, kes seal töötab. Siis tema kutsumise peale me nägime loomi veel lähemalt. Ja meie väike Eestvere loomapargi külastus oli selle võrra veel huvitavam. Jah. Oi, siin on suurem vist või? On jah? See on normaalselt sälli juba. See on normaalne või? Vaata. Käid karupuuris ka niimoodi või? Me tulime vahepeale Eestvere loomaparki ja meil juhtus juba selline lugu, et mootorratas, millega meie sõitsime, andis otsad. Aga õnneks me Andresega saime üks ühe ja teine teise mootorratta peale veel, nii et meie matkast päris ilma juhker tegelane. Ma ei tea, see kuskil looduses vastu tuleks, siis ma ei tea. Mul tuli ju see seal Valgevene tuli looduslikku teha. Päriselt.
ja edasi me käisime Alatskivil söömas ja siis peale seda liikusime ööbimispaika. Seal oli ka kõik väga tore. Ja järgmine hommik me pidime hakkama tagasi sõitma ja kuna meil ei olnud siis mootorratast ja osa tahtsid juba varem ära minna, siis me leppisime kokku, et me saame ühe inimese autoga siis tagasi, et kuna ka natuke vihm tibas, siis meil oli hea meel, et me ei pea vihmaga mootorrattaga sõitma ja me saame ilusti koju. Ja siis võttis meie trip väga kummalise pöörde, sest et väljas autot oodates ma äkitselt tundsin, et ma ei saa oma suud korralikult lahti teha. Ja mul oli nagu okei. Et mul on nagu varem natukene see lõualuu nagu raksunud ja teinud nagu imelikke hääli. Ja kunagi vist on ka kuidagi see lõualuu nagu siukse raksu teinud, et mul ongi nagu suu natuke kinni jäänud. Aga kuidagi lõua masseerimise ja nagu ragistamise peale ma olen ikka nagu selle lõua lahti saanud ja kõik on nagu korras olnud. Ja ma sel hetkel ei mõelnud midagi väga hullu selle peale, ma lihtsalt mõtlesin, et okei, et saaks ainult rahulikult koju ära ja siis ma nagu tegelen oma lõuaga, et põhimõtteliselt ma sain oma suud teha lahti ainult nagu irvakile. Edasi pidime me liikuma veel Mustvest läbi, et teised veel tahtsid seal võtta midagi süüa. Mustves on üks siuke tore mingi väike burgeri söögikoht ja jõudsime sinna ja mul oli nagu täiega kõht tühi. Aga esiteks mul on ju praegu suus need hambaid sirgendavad kaped, et mina ise midagi süüa saaks. Ma pean leidma tualeti või vannitoa, kus ma võtan oma kaped ära, loputan puhtaks. Ja siis söön, pärast pesen hambad ja panen need kaped tagasi. Et nagu igal pool mul ei ole võib-olla kõige lihtsam nagu süüa ka. Ja kui me kohale jõudsime sinna, siis mulle jõudis kohale, et oh my god, ma ei saa oma kapesid isegi suust ära võtta, kui mul suu lahti ei lähe. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et okei, ma ei söö siis praegu, sest ma ei tea, mis saab. Ma lihtsalt kannatan koduni ära nagu, mis siis, et mul on nagu kõht täiega tühi. Ja mis siis, et kõik ümber nagu söövad mingi super isu äratavaid nagu sööke. Ja mul on mingi tohutu sotsiaalne ärevus ka veel on ja siis ma lihtsalt istun seal Andresega, vaatan, kuidas teised söövad. Mul endal kõht koriseb ja ma lihtsalt mõtlen, et okei, millal ma oma lõualuu nagu paika saan ja millal ma koju saan ja millal ma oma kaped saan suust ära võtta ja millal ma süüa saan. Põhimõtteliselt siis me jõudsime koju, ma ei saanudki endalt kapesid suust ära, aga ma olin jumalast väsinud, ma vist kõrrega sõin mingit jogurtit, kuigi ma tean, et kapedega võib ainult vett juua, aga lihtsalt mul oli kõht nii tühi ja ma olin juba selleks ajaks nagu nii väsinud ka, et praktiliselt ma läksingi magama ja ma mõtlesin, et et öösel magades nagu raudselt saab kõik korda. Ja mu lõualuu on vast hommikuks lõdvestunud ja paika läinud ja kõik on okei ja järgmine päev läheb juba paremini. Aga hei, hommikul ma ärkasin ülesse ja mu lõug oli samamoodi lukus. Ja no siis küll ma nägin nagu meeletut vaeva, et ma omal kaped kuidagi suust ära saaksin. Ja siis ma midagi sõin ja ma pidin juba kiirelt tööle minema. Ja ma mõtlesin, et okei, kui tööpäev saab läbi, et siis ma vaatan edasi nagu, mis ma teen. Jõudsin tööle, rääkisin nagu töökaaslasele ka asja ära. Tema soovitas nagu mul küll, et kuule, aga mine nagu kiirabisse ikka kohe Jõgevale, et vaata, et äkki nad saavad midagi teha. Aga põhimõtteliselt mul hakkas nagu kohe tund ja ma mõtlesin, et issand, ma ei tea, et hakkan nüüd jamama on ja siis tuli mul õnneks töökaaslasel mõte, et ma võiksin helistada perearsti nõuande numbril, et küsida neilt, et nagu mis sel puhul teha. Ja me helistasimegi ja põhimõtteliselt see naisterahvas seal telefoni otsas nagu lihtsalt ütles, et ma ei tea, et võtke valuvaigistit või midagi, et äkki võtab mingi põletiku maha või ma ei tea. Igatahes naine telefoni otsas nagu ei teinud sellest asjast suurt numbrit. Vahepeal sai mul tööpäev läbi
ja ma mõtlesin, et okei, ma käin ikkagi Jõgeval kiirabist läbi ja mu töökaaslane oli nõus minuga kaasa tulema. Seal siis valveõde, kes kohapeal oli, põhimõtteliselt ütles, et neil ei ole mingisuguseid vahendeid, nemad ei saa midagi teha. Igatahes see naisterahvas soovitas meil Tartusse EMO-sse minna. Käisin just Jõgeva kiirabis ja sain teada, et ma pean Tartusse EMO-sse minema. Ja ma loodan, et ma saan seal abi. Ja põhimõtteliselt ma läksin koju ja ootasin Andres ära ja siis läksime Andresega Tartusse EMO-sse, kus siis põhimõtteliselt oli ka see probleem, et lõualuuga tegelev spetsialist ei olnud sel kellaajal enam kohal ja mulle kirjutati välja mingi tablett, mis siis peaks lõualuud lõdvestama. Et põhimõtteliselt kirjutati mulle see rohi ja kui mul ööga olukord ei lahene, et siis ma hommikul kell 10 pean võtma ühe teise rohu ja siis kella 12 tulema EMO-sse tagasi, kui on siis see vastav arst olemas. Nii, saime siis paberid kätte. Tartus on siis üks apteek, mis on ainukesena ööpäev läbi lahti, mis on Tartus Raekoja platsil. Läksime siis sinna, kuskil pool tundi seisime seal järjekorras, sest et öösel lastakse seal ükshaaval inimesed sisse on ju. Põhimõtteliselt seisin seal pool tundi järjekorras, jõuab siis kätte minu kord ja siis apteeker ütleb mulle, et aga teil ei ole ID-kaardi peal mitte ühtegi retsepti. Ja ma olen nagu, et okei. Ma just tulin nagu siit samast Tartu EMO-st ja mulle kirjutati üks rohi. Ja tema ütleb, et sorry, ma ei saa midagi teha. Siis me lihtsalt läksime Andresega tagasi EMO-sse. Rääkisime neile selle loo ära ja siis sealt öeldi, et vabandust, et arst vist tegi mingi vea või mingi tehnilise rikke tõttu mul ei ole see retsept tulnud. Et okei, me teeme kohe teile uuesti retsepti. Ja siis me läksime tagasi kesklinna. Tagasi, õnneks siis oli juba järjekord lühem, ma kuskil võib-olla veerand tundi ootasin seal apteegi järjekorras. Sain siis lõpuks oma rohu kätte, läksime koju. Ma täiega lootsin, et mul ööga läheb see probleem ära. Aga hei, hommikul oli minu lõualuu täpselt samamoodi krampis, ma ei saanud mitte midagi teha. Ja siis ma võtsin sisse selle teise rohu, mis mulle anti ja millega öeldi, et ma ei tohiks ise rooli minna. Ja siis suht natuke aja pärast ma sain aru, miks ma ei tohiks selle rohuga rooli minna. Sest et põhimõtteliselt mul hakkas katus suht sõitma ja ma üritasin mingil veidral põhjusel ka filmida sel hetkel. On päev number 100. 3, tegelikult on 3. päev, kus ma ei saa oma suud lahti teha rohkem kui... Ja vabandust, ma ei ole alkoholi tarbinud. Eile me käisime EMO-s Tartus ja mulle anti üks tablett. Sirdulaud tablett anti mulle ja see pidi mu lõuad normaalseks tegema hommikuks. Aga nagu näha, ei ole midagi juhtunud ja nüüd läheb käiku plaan B ehk mulle anti selline tablett nagu diazepam. Üks tablett diazepam. Ja nad ütlesid, et ma ei tohiks peale seda rooli minna ja nüüd ma saan täitsa aru miks, sest et ma tunnen ennast superimelikult ja me lähme kohe uuesti Tartusse EMO-sse ja ma loodan, et ma jõuan tööpäevaks tagasi ja ma maalisin täna hommikul mõned maalid lõpuni, mis seda on veel vaja natuke siin teha, aga ühesõnaga mul on vaja selle nädala lõpus saata ka Prantsusmaale näitusele siis mõned maalid, mis me maalisime seal Lõuna-Prantsusmaal ja ma pean need ka laskma ära raamida. Ja nüüd me läheme kohe tagasi Tartu EMO-sse ja siis seal on üks spetsialist, kes üritab muga midagi teha, et mul läheksid lõualuud lahti. Ma loodan, et mu jalad ei ole nagu vedelad nuudlid ja me saame minema hakata. Ok, EMO-s näeme. Jõudsime sinna õige siis arsti juurde, kes siis tegeleb lõualuude ja asjadega.
ja põhimõtteliselt terve see kabinet on nagu üliõpilasi täis. Igatahes jah, seal olid mingid praktikandid või üliõpilased siis, kes siis nagu kuulasid, vaatasid kõike seda siis, mis mulle tehti. Ja arst ei andnud mulle ka nagu erilist lootust, ütles, et me võime küll täna teha süsti sulle liigesesse või liigesesse vist. Ja et proovida nagu lahti murda siis sinu lõualuud, aga et kuna on nii palju juba aega mööda läinud sellest, kui see sul juhtus, siis me ei pruugi seda üldse korda saada. Mulle siis tehti siia kõrva ja lõualuu vahele süst. Mul läks pool nägu tuimaks ja siis ta hakkas põhimõtteliselt kangutama mu lõualuud lahti nagu. Ja vaikselt nagu ta kogu aeg nagu kangutas, ütles, et ma ennast lõdvaks laseks, on ju, veel lõdvemaks. Ja siis üks hetk käis nagu siuke raksakas, kõik need üliõpilased nagu võpatasid selle peale. No õnneks mul ei olnud nagu valus, ma ei tundnud midagi, sest mul oli see tuimestus nii suur. Ja käis see raksakas ära ja mul läksid lõualuud lahti. Aga nii kui ma panin nagu suu kinni tagasi, oli jälle mu suu nagu lukus tagasi. Ja siis ta hakkas uuesti venitama ja käis uuesti raksakas. Ühesõnaga ta ragistas mu seda lõualuud mingi vähemalt, ma ei tea, 5 korda. Ja põhimõtteliselt siiamaani ei käi mul korralikult suu lahti. Ja ta veel süstis mulle siia põske, lihasesse botoxit, mis ajas mind seal koha peal näelma. Ma igaks juhuks mainin ka ära, et see asi ilmselt ei juhtunud minuga sellepärast, kuna mul on need kaped suus. Mul on juba kuskil kooli ajast saati see lõualuu aeg-ajalt nagu raksunud ja imelikke hääli teinud. Ja kuna mul on ka päris palju stressi, siis ma tunnen, et ma kipun oma alalõuga nagu krampis hoidma. Või igatahes ma pean mingi aja tagant endale kogu aeg meelde tuletama, et ma lõdvestaks oma lõualuud ja isegi une pealt nagu ma tunnen, et ma hoian võib-olla oma hambaid nagu liiga kõvasti koos ja ma üritan seda mitte teha, aga ma ei tea, stressist nagu on selline nagu pinge mul tekkinud ja kõik see ilmselt nagu viis selleni, et üks hetk see lõug tõmbas mul niimoodi krampi. Mulle süstiti seda botoxit, mis nüüd peaks nagu seda lihast vist lõdvestama ja ma pean tegema iga päev harjutusi, nagu, mis nagu venitavad mul nagu seda lihast ja praktiliselt nagu mingi tasapisi. Ma saan oma suud järjest rohkem lahti teha. Nii et ma ei saanud nagu kohe sealt demost ka sellist abi, et plaks ja asi on korras ja kõik. Ja nüüd on põhimõtteliselt nii, et ma olen sellises olukorras, et ma üritan küll nende harjutustega harjutada ja treenida oma seda lõualihast rohkem lahti käima. Aga mul on paari nädala pärast mandliopp tulemas ja ma ei tea isegi, kas ma saan sinna opile minna, sest et mul ei käis suu lahti. Kusjuures arst ütles, et siit võib kõik veel siniseks minna, aga õnneks mul seda ei juhtunud. Aga nagu siit kõik põhimõtteliselt sellest lõualuu juures see koht on kõik nagu selline, nagu ma oleks mingi räige obaduse saanud. Ja need venitused ja harjutused on nagu räigelt valusad teha. Alguses, kui ma alustasin neid, siis põhimõtteliselt mul võttis nagu jalust nii nõrgaks, et ma pidin neid istudes edasi tegema, sest mul oli lihtsalt nii valus ja lihtsalt mul pisarad jooksid. Ja ühtlasi ma tahtsin teile ka seda öelda, et juhul, kui ma nüüd paranen nii palju, et ma saan sinna mandliopile minna, et siis võib-olla mul jääb mõni nädal video vahele, sest et kui ma mandliopist paranen, siis ma ei saa rääkida ja ilmselt siis ma ei saa ka uut videot teile teha. Nii et kui mul mõni nädal videot ei tule praegu, siis te teate, et ma paranen mandliopist. Selline väike update, selline väike crazy story time. Ma lihtsalt üritan ja tahaks oma elu rahulikult elada, aga ma ei tea, kuidas mul siuksed asjad juhtuvad nagu naabrimees läheb kuuri just. Kirjutage palun kommentaaridesse, kui teil on midagi sarnast juhtunud. Aga jah, varsti näeme ja ma loodan, et teil läheb paremini kui mul. Tšau!